Volikogu kell on 3 saanud, et ELAK on niimoodi, et iga asja jaoks on vaig, külvada, lõigada ja kahjuks ka inimese elu on niimoodi, et ei tea äkki ühtel hetkel jõuda. Ja vahepeal sellest nagu aru sain, et kui suure kaotusega saame enne siis, kui meil on minkastki ilma jäänud. Et edinedsel septembril sai Viivka väga raske insuldi, jäi koomasse ja ta humogut siis jättis ta minema. Et mul on ettepanek kaitsma püsti ja austatud volikogu liige, külalised, vallavalitsuse külalised, püüaksin siis ülevaate anda, mis on toimunud selle kuu jooksul, kui volikogu, eelmine volikogu toimus. Alustan siin eelarve täitmisega, et tulumaks on meil laekunud 1 608 000, see on tänase päevaga ja see on siis 74,83% nagu planeeritud, et sellel kuul on veel üks makse tulemas, nii et me tegelikult oleme nagu planeerituga täpselt graafikus, et 75% peaks olema septembri lõpus. Et nüüd viimased kuud on stabiliseerunud sellise eelmise aasta tasemele, aga ega me veel päris täpselt nagu ette ei tea, mis see aasta lõpp toob, aga loodan, et tulumaksu laekub meil just planeeritust. Muidugi väike lootus oli, et rohkem laekub. Maamaks on laekunud meil 65,09%. Oktoobris on veel üks suurem maamaksu laekumise summa. Ja kui nüüd tulla siis põhitegevuse tulude juurde, siis tulusi oleme täitnud 4 176 000, see on 77,1% ja kulutanud siis oleme 3 300 000, see on 60,9% põhitegevusest. Siis vallavalitsuse istungid jällegi võib-olla sellises järjekorras, mis on nagu eilsest nagu tahapoole, et mida me oleme siis, millised otsused vastu võtnud, et Luhamaa Pühavallu kiriku erakorraliste remondikulude hüvitamine, seal on korralik remont tehtud, siis kirjaliku enampakkumise korraldamine, see on nüüd teist korda välja kuulutatud need objektid, mis müümata jäid esimeses
korrast ja üks objekt on ka lisandunud. siin hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine, ühekordsete sotsiaaltoetuste siis maksmine. siis on välja kuulutatud lihthange Meremaa koolimaja fassaadi renoveerimine, siis kontsessiooni erimenetlusega hanke korraldatud jäätmete kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades, pakkumuse edukaks tunnistamine, tähendab siis jäätmeveo hanget ja see on siis see, et 2 pakkujat oli Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn Selts AS ja praegu parima pakkumise esitas siis Eesti Keskkonnateenused AS, mis Segaolme jäätmete kantmeetri hind koos käibemaksuga on 24,95 eurot, ilma käibeta 20,79. see on kõrgem kui eelnev nagu kantmeetri hind, et eelnev on seal 17,25 koos käibega. nii et tõusu kindlasti on, aga tundub, et ta on ikkagi veel normaalsuse piiresse nagu täiesti nagu jäänud. ja Ragn-Sellsi pakkumus oli ikkagi 2 korda kõrgem veel sellest hinnast. mis ühikule see on? Kantmeetri, jah. ja sinna juurde veel ka siis on ehitusjäätmete hind on siin ära toodud, asbesti sisaldavad jäätmed, siis ka kui tuleb kogumis kohustus biolagunevate jäätmete osas on hästi madal, 0,12 eurot koos käibemaksuga ja jätkuvalt on siis kõikide mahutite rent koos käibemaksuga 12 senti kuus, mis siis näiteks keskmine renditasu Ragn-Sellsil on 7,82 eurot. et prügikastide rentimine on jätkuvalt nagu hästi soodne või see tundub, et nagu alla päris hinna. nii, siis avatud hankemenetlusega hanke lumetere teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 20–23 väljakuulutamine, siis 2 toetuslepingu muutmist seoses Noored Setomaale programmiga, kus inimesed ei ole või soovivad siis toetuslepingut pikendada, et nad ei ole jõudnud ära teostada neid. ja me oleme ka nagu andnud selle pikenduse aja. siin oleme projekteerimistingimusi päris mitmeid selle aja jooksul välja andnud. ehitusloa väljastamine ka, siin on välja toodud energiapartner, tõin välja, et sinna Perese külla Lukovõd on 2 päiksepark tulemas. korteri omandite moodustamine, Meremäe küla Petserite 43. külaplatside niitmise hüvitise määramine, lihthanke Luhamaa külakeskuse ehitamine, väljakuulutamine, see on praegu üleval. lihthanke maastikupilti kahjustava hoone lammutamine Setomaal Mikitamäe külas, väljakuulutamine, see on see Mikitamäe vana sigala või see suur sigala seal tiigi ääres. selleks on meil siis KredExist raha saadud ja hange, lammutamise hange üleval. ühekordsed, ütlesin ka ühekordse sotsiaaltoetuste maksmine, siis ehituslubasi välja antud siin Parditänava 1, Mikitamäe 30 ka. siis ka lipuväljaku rajamise hüvitise määramine, see on ühes külas tegelikult, et meil on tõesti külaelanikud on väga tähelepanelikud, et meil on arengukavas ka, et lipuväljakute või lipuväljakute rajamine küladesse ja esimene viide sellele, et rajati ka lipuväljak ja lipumast pandi üles, siis ka vald andis sinna ka toetuse. siis see on 400 üles.
siis mitteeluruum rendilepingu lõpetamine, see on Terviseagentuur OÜ-ga, see on Meremaa osas. kui sa nüüd perearsti teemat nagu edasi rääkida, siis on natuke läbi räägitud Räpina haiglaga ja Räpina tervisekeskusega, et sealt tulevad edasi läbirääkimised, ikkagi perearst peab seal olema, vastutav perearst ja me oleme välja nõudnud ka siis teabenõude korras ka siis kui palju haigekassa rahastab siis seda perearsti nihistut ja kuna kõige reaalsem üldse, et oleks võimalik kuidagi olukorda muuta, on siis aasta lõpus lõpeb Terviseagentuuril see ajutine asendusarst või ajutine asendustööste arst siis Värska nimistul, et siis kuulutatakse välja uus konkurss ja peakski olema valmis see nagu sellise võtmega, et kes perearst selle võtab, siis on ka ta valmis nii Värskas kui Meremäel vastu võtma. See oleks võib-olla praeguse kõige suurem eesmärk. eluruumi üürile andmine, Valge Maja, see on Luhamaal. Ehitusloa väljastamine hoone lammutamiseks, Viiaküla osaühing, seda ka eelmine kord juba ütlesin, aga osaühing Setomaa haldusjuhatuse liikme tagasikutsumine ja siis ka juhatuse liikme määramine ja töötasu kinnitamine, et need on ka siis me otsustena nagu olnud. Siis muud tegevused, et eile istus vallavalitsus koos kriisikomisjoniga ka maas ja võtsime nagu sellist seisukoha, et tuleb nagu kontrollida või nagu tõsisemalt järgida neid seadusi, mis riik on praegu selle Covidiga nagu andnud, et niisugune 50% täituvus ja Terviseameti nagu väga tungiv soovitus on, et igasugused teod ja perekondlikud koosviibimised ja kõik nagu vallaruumides ja ka muudes kohtades, mis on kuidagi nagu vallal võimalik piirata, siis need nagu ära keelata, mitte otseselt keelata, vaid öelda, et need ei ole nagu niinimelt nagu lubatud, aga kui milliseidki on ka konverentse või selliseid, kus pidu otseselt ei toimu, siis tuleks nagu Terviseametiga need asjad läbi rääkida ja hajutatuse nõuet nagu täita ja nii, et me arutasime seda nii kultuurikeskuse, vallavalitsuse kui kriisikomisjoniga. Ja sellest tulenevalt ka siis kalendrites on mingi muudatus meil planeeritud nagu ürituste osas. Siis käib Mikitana spordiplatsi projekteerimine, eile olid projekteerijad ka kohal. Siis Meremäe kuusehekid maha võetud, praegu on siis ka see juurimise hinnapäring saadetud ja juba on kool paigaldanud seal kasvuhoone ja uued tegevused on ootel. Oktoobri alguses läheb Saatse kultuurimaja hoone lammutusse, siis ka Saatse poole peal oli see maantee avamine. Võib-olla üks, mis ajakirjanduses leidis kajastamist, on mahekokkuvõte kõikide Võru maakonna omavalitsuste vahel. Seal on selline Setomaa vald kui üks nagu selline vedaja pool. Piirivere liiderjuhatus, seal oli ka õpilasmaleva arutelu ja õpilasmaleva tulevik ja siis tänavavalgustuse hanketööd jätkuvad, et pannud ja kaablid on tegelikult siin Lüübnitsa Tereesi paigaldatud, praegu Mikitanal on paigaldatud, Värskas nüüd käivad tööd edasi, lähevad Obnitsa Meremäe ja siis hakatakse ka kohe siin maste ka panema. Mastid vist jõudsid talle hiljuti kohale, nii et iseenesest soovitakse oktoobri lõpuks kõik, et tööd oleks tehtud. Siis see teederemondi, mis oli planeeritud teederemondi hange, see on
tööd on lõpetatud, ametlikult veel kõiki vastu võetud ei ole dokument, siis töövõtja on haiguslehel, aga siis teine hange, mis on see lisarahaga hange, see on hange läbi viidud, Palmex tegi parema pakkumise, aga veel lepinguni pole jõutud, aga see kohe tuleb. Siis osaletud Setomaa asjatundjate komisjonil, kus olid sellised laia spektriga teemad nagu siis alates teedest kuni teisel pool piiri olevate haudade ja viisadeni ja kõigega. Ja siin nüüd arutledes ka finantsosakonnaga, et valla lisaeelarve on nagu juba jooksvalt menetluses ja volikokku planeeriksime tuua oktoobris, see tähendab, et vähemalt pooleks oktoobriks peaks meil see eelnõu koos olema. Seal on nagu võib-olla millisedki arvud ei ole nagu päris täpselt teada, eriti just nende võib-olla selle Euroopa Liidu finantseeritavad, et millal need täpselt nagu tulevad, kas jõuavad sellel aastal milliski rahad tulla või järgmisel aastal, aga plaan oleks nagu oktoobris ja kui väga palju midagi lahti jääb, siis äkki novembris, aga tõsisem plaan nagu oktoobris. Ja samuti audiitor oleks siis audiitori kinnitamine oktoobri volikokku. Ja minu poolt kõik. Aitäh, kas ettekandjale on küsimusi? Liial lammutust, lihtsalt lammutab. Seal on üks, kuna seal on ja seal on vana töökoda, kuna seal on ehitusprojekti tegime, siis koheselt andsime ka ehitusloa ja nüüd me tahame siin mitu toetust saada veel ja siis hankena kuulutan välja. Et kuna seal on ehitusprojekt, lammutusprojekt nagu valmis, siis kohe koos lammutusprojekti valmisega andsime ka nagu niinimetatud nagu lammutusloa. Ehitusloa hoonete lammutamiseks välja. Aitäh, on veel küsimusi? Ei ole sellega, aga menetleme lõppenud. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tutvustus. Ettekandeks sõna on jälle. Jaa, tere kõikidele. Ma räägin siis teile sellisest asjast lühidalt, nii nagu me kokku leppisime täna Jüri ja siis sellest, et me valmistame praegu Lõuna-Eestis ette Euroopa kõige suuremat kultuurisündmust aastaks 2024, mis on Eesti kõige suurem projekt aastal 2024 ka Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumi kinnitusel. Ehk siis me liigume selles suunas, et 2024 on siin Lõuna-Eestis, kui ma toon võrdluse, Euroopa Liidu eesistumise mastaabis sündmus. Kui hakati Euroopa kultuuripealinna titlile kandideerima, siis võistlus oli väga tihe. Ma olin ise möödunud aastal Kultuuriministeeriumis Taalis, kui 5 minutit enne otsuse väljakuulutamist rahvusvaheline žürii ei jõudnud omavahel jõudnud veel kokkuleppele, kas selle tiitli saab Narva koos Ida-Virumaaga või Tartu koos Lõuna-Eestiga. Ehk siis see oli väga suur võitlus, mida Tartu linn koos Lõuna-Eestiga on tegelikult 3 aastat juba koos ette valmistanud. Ja kui hakati seda tiitlit püüdlema, siis Tartu linn koos Lõuna-Eesti omavalitsuste juhtidega otsustas kohe, et minnakse koos, et kui see tiitel tuleb, siis saab selle kogu Lõuna-Eesti heaks ära kasutada. Nii et me räägime siin hästi suurest kultuurist veetud arengust Lõuna-Eesti heaks. Ja kultuuripealinnu on sellel aastal, kui Tartu on koos Lõuna-Eestiga kultuuripealinn, 3 tükki, üks on siis Tartu ja Lõuna-Eesti, siis on Norras Poodöö ja siis on Šveitsis Paadiski. Nad on kenasti üksteisest kaugel, nii et nad toetavad teineteist, mitte ei konkureeri. Kui sa paneksid mulle järgmisest välja, siis kuna otsustati, et minnakse koos taotlema kultuuripealinna tiitlit ja väga tihedas konkurentsis seda võideti, siis kogu selle kultuuripealinna eelarve on 24,5 miljonit eurot, millest 10 miljonit paneb Eesti riik, kui Tartu linn paneb 10 miljonit. Tartu linn on öelnud, et ta paneb 10 miljonit ja Eesti riigi
eelarvestrateegiates ja plaanides on see 10 miljonit kenasti sees. nii, ühesõnaga sellest 24,5 miljonist panevad 20 miljonit Eesti riik ja Tartu linn. Omavalitsused, Lõuna-Eesti omavalitsused, kamba peale siis 1,5 miljonit, mis on siis 7% kogu sellest eelarvest. Ja 1,5 miljonit tuleb siis sponsoritelt ja 1,5 miljonit siis Melina Mercuuri fondist, mida me tegelikult juba kaitsesime eile rahvusvahelisel turniiris. Aga põhimõtteliselt on see, iga omavalitsus saab tagasi võrdselt või rohkem, kui ta panustab. See on ka koostöölepingus sees ja on ka täiesti loogiline, kui kamba peale pannakse 7% ja enamus raha tuleb riigilt ja Tartu linnalt ja see 2/3 projektidest on planeeritud ka väljaspool Tartut või ainult Lõuna-Eestis, siis on selge, et seda tehakse suuresti ka mitte omavalitsuste rahaga, ütleme siis nii. Iga omavalitsusega lepitakse kokku konkreetne tegevuskava järgmiseks aastaks, ehk siis kõik omavalitsused saavad öelda ja teada, mida sel järgneval aastal tehakse ja siis tuleb veel ka iga aasta kohta tagasisidet järgmise, tegelikult 15. veebruar aastal 2022 saame juba vaadata, mis 2021 tehti, palju siia tuli juurde riigi investeeringuid, Tartu linna investeeringuid, kuhu kulus Setomaa valla raha, millistesse tegevustesse. Iga omavalitsus määrab ühe isiku, olgu mina olen siin volikogu liige, kõikidel Lõuna-Eesti omavalitsustel ei ole sellist luksust, et Lõuna-Eesti regionaalne koordinaator on nende volikogus. On üks isik, kes on siis koordinaatoriks, läbi kelle siis omavalitsusega suhtlus ja plaanide pidamine toimub ja meil on siis Karin Viljus ja Jane Vabarna kontaktisikuteks. Avalike suhete valdkonna töötaja kaasatakse kommunikatsioonivõrgustikku, sest see on väga suur rahvusvaheline turundus- ja kommunikatsiooniprojekt, mida siis koos tehakse ja kultuurivaldkonna töötajad siis kultuurivõrgustikku, kui sa paneksid edasi. Et minna siis täpsemalt, Karin räägib veel täpsemalt, siis eelarve, kuidas see 1,5 miljonit siis erinevate Lõuna-Eesti omavalitsuste vahel kokku tuleb, oli kokku lepitud mudel, et 2021 ja 2022 ja 2025 1 euro elaniku kohta, 2023 2 eurot elaniku kohta ja 2024 2 eurot valla elaniku kohta, pluss võimalus panna raha juurde veel, kui soovitakse teha täiendavaid sündmusi. Siin on nüüd see omavalitsuste selline nagu koht, kus nad saavad valida, et on osad omavalitsused öelnud, et kas me võime panna rohkem, kui me tahame teha rohkem. Jah, võib panna rohkem. Aga kui me saame juba nende ühiste sündmustega, mis niikuinii omavalitsusse tulevad, selle kõik tehtud, mis me nagu ihkame ja tahame, et kas me siis peame ikkagi veel maksma, kui meil enam ühtegi ideed ei ole. Ei, siis ei pea maksma, kui rohkem ühtegi ideed ei ole ja kõik on juba saanud realiseerida nendes ühistes suurtes sündmustes, mis on niikuinii planeeritud juba selle ühise panuse eest. Nii. On ka küsitud, et kuidas see programm siis moodustub. Selleks, et kultuuripealinna tiitel saada, valmistati ette kandidatuuri raamat, kus siis olid sees projektide näited, et mida siis tehtaks, kui kultuuripealinna tiitel saadaks. Ja need on need kaks esimest kategooriat, mis on siis tähtsündmused ja programmiliinide projektliku osalusündmused. Aga see ei tähenda seda, et kuskilt tuleb buss ja toob Setomaa valdkonda rääkimasse või võrgu mingi valmis sündmused, vaid see tehakse siis koostöös, ideelises koostöös nende vastavate valdade ja kultuuriinimestega. Ehk siis see, mis toimub Obilitsa külas või Kormotsa külas, Kollase akna juures, see lepitakse kokku omavalitsusega, et kõik saaksid teha omavalitsus seda, mida nad tahavad, mis eripärasid nad soovivad välja tuua ja samal ajal siis Tartu 2024 vaatab, et need siis haakuksid sellise üldise suure pildiga ja üks vald ei dubleeriks teisega või midagi ei satuks samal ajal. Siis programmiliinide projektlikus aldsündmustega, need on ka seal kandidatuuri raamatus sees ja mille detailid lepitakse samuti kokku iga omavalitsusega ja omavalitsus saab ideid esitada, ehk siis Emajõe ja Suure Jäävistu, ehk siis sisevete avamine turistidele ja külalistele. Siis 2022 tuleb uus ideekorje, sest ei saa leida, et sellest 33 projekti, mis on kandidatuuri raamatus, et sellest piisab nii suure sündmuste tegemiseks, ei piisa.
2022 tuleb uus ideekorje, mille jaoks siis hakatakse koos ette valmistama. Maakonna tasandil, valla tasandil eile juba rääkisime Janega, et kuidas inimesed kokku kutsuda ja kuidas hakata seda ajurünnakut tegema, et kõige paremad ideed siit jõuaksid siis Euroopa ja meie oma külalisteni. Ja siis, mida tehakse veel, on see, et kindlasti kõikides valdades ei ole, aga enamikes on ka sellised teada-tuntud sündmused, millele tahetakse rohkem tähelepanu tõmmata. Need saab panna ka kultuuripealinna programmi, millele siis tehakse kultuuripealinna kanalitega ja promoga tõmmatakse täiendavat tähelepanu, kuhu siis tulevad ka loomulikult Setomaa valla sündmused sisse. Nii, ma võin sellest rääkida tundide kaupa vastavalt detailsuse astmele, aga me täna leppisime kokku, et ma teen nii lühidalt, kui ma vähegi suudan ja ma nüüd katsusin teha nii lühidalt, kui ma vähegi suutsin täna. Aitäh, kas on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma siis nüüd lähen ära. Ja teema punkt on ammendunud ja kuna järgmine on sellised küsimused ja sa oled seotud tihedalt selle projektiga, siis jah, palun ka protokolli märkida järgmine punkti nii arutelud kui otsused, kus on lahendades. Ja ettekandeks järgmises punktis koostöölepingu sõlmimisi Tartu 2024 ettekandeks sõna Karin Viilasena. Tere, austatud volikogu liikmed, vallavalitsusülalised. Teie ees on otsuse eelnõu koostöölepingu sõlmimine sihtasutusega Tartu 2024. Koostööleping sõlmitakse siis sihtasutuse Tartu 2024 ja Setomaa valla ning Tartu linna ja veel 18 omavalitsuse vahel. Koostöölepingu sõlmimise eesmärk on siis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine ja kohalike omavalitsuste koostöö. Koostöölepingu sõlmimisel võtab siis Setomaa vald aastaks 2021 kuni 2025 kohustuse finantseerida Euroopa kultuuripealinna tegevusi aastal 2021 ja 2022 1 euro elaniku kohta, aastal 2023 ja 2024 2 eurot elaniku kohta ja aastal 2025 1 euro elaniku kohta. Ja elanike arv fikseeritakse seisuga 1. jaanuar 2021 ning selle kuupäeva seisu rahvaarv võetakse siis aluseks kogu perioodi rahalise panuse arvestamisel. Ja kultuurikomisjon on seda menetlenud 2 korda. Aitäh, kaasettekandeks sõna on teemane. Kultuurikomisjon oli koos, arutas, komisjoni ettepanek on see eelnõu vastu võtta. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Miks 2 korda arutas? 1. juunil Annele tutvustas üldse seda Tartu 2024 ja siis nüüd enne volikogu toimunud komisjonis siis oli juba konkreetselt koostöölepingu sõlmimise teema. Aitäh, on veel küsimusi? Ei ole. Kas volikogu liikmetel või valitsusel on ettepanekuid või sõnavõtusoove? Jaa, valitsusel on ettepanek täiendada seda eelnõud, kuna me tegelikult nagu avastasime, et ei ole volitusnormi täiendada Setomaa vallavolikogu eelnõud koostöölepingu sõlmimise sihtasutusega Tartu 2024 punktiga 3 alljärgnevas sõnastuses. Punkt 3. Volitada koostöölepingut allkirjastama vallavanem Raul Tudre.
ja muuta eelnõu numeratsiooni vastavalt ettepanekule. jah. Kas volikogu liikmetel on veel sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei näe. Lugupeetud volikogu, kuna on laekunud üks muudatusettepanek, panen selle muudatusettepaneku hääletusele ja muudatusettepanek on ka kuvatud ekraanile, lisada punkt 3 alljärgnevas sõnastuses volitada koostöölepingut allkirjastama vallavanem Raukuge ja sellest tulenevalt siis ka muuta eelnõu numeratsiooni vastavalt ettepanekule. Lugupeetud volikogu, panen selle muudatusettepaneku hääletusele, kes on selle muudatusettepaneku poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega muudatusettepanek vastu võetud. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse koostöölepingu sõlmimine sihtasutusega Tartu 2024 muudetud kujul, ehk see on lisatud sinna just äsja hääletatud punkt. Kes on sellise otsuse poolt, palun käega märku anda. Üksteist poolt, kes on vastu? Vastu ei ole, kes on erapooletu? Üks on erapooletu, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallas tegutsevate rahvaraamatukogude ümberkorraldamine, esimene lugemine. Ettekandeks sõna Karin Kuljusele. Käesoleval hetkel tegutseb Setomaa vallas ühisraamatukogu Värskas, Lütkemäel, Saatsas, Meremäel ja Obinitsas. Ümberkorraldamise eesmärk on olemasolevate asutuste ühendamine, mille tulemusel moodustub uus asutus ja mis tagab hetkel tegutsevate asutuste järjepidevuse ja õigusjärgsuse. Rahvaraamatukogude ühtse juhtide alla viimine annab võimaluse siis ühtlustada raamatukogu teenust, viia ühiselt läbi erinevaid tegevusi, tugevdada vallaülest koostööd, korraldada tõhusamat personalitööd, administreerida, muuta finantsiliste vahendite kasutamine efektiivsemaks. Ühtse asutuse alla koondunult jäävad alles praeguste asutuste poolt kasutatavad ruumid ning raamatukogu teenuse pakkumine jätkub ka edaspidi kõikides senistes asukohtades. Ja otsuse eelnõu eesmärk on siis liita Lütkemäe, Saatse, Meremäe, Obinitsa raamatukogu Värska raamatukoguga ja Lütkemäe, Saatse, Meremäe ja Obinitsa raamatukogu lõpetavad siis tegevuse 31. detsembril 2020 ning moodustuva ühendasutuse nimi on Setomaa vallaraamatukogu. Aitäh. Kaasettekandeks on Aarne Leimane. Komisjon Obinitsas arutas, kohal olid 4 raamatukogu juhatajat, ei olnud siis Saatse juhatajad. Jõuti lõpuks ka raamatukogu juhatajatega üksmeelele, et see ühendamine on mõistlik ja parema tulevikku ja tööd silmas pidades vajalik, aga otsustati siis, et suuname eelnõu esimesele lugemisele, et ka võib-olla raamatukogu töötajad või juhatajad ise, teised saaksid teha muudatusettepanekuid ja siis seega esimesele lugemisele. Aitäh, kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Feliks. Küsikski komisjoni esimehega, et mis efekt siis tuleb? Mis siis kokkuhoid või kuidas sellest aru saada? Jääb ju nii, nagu on kõik ju. Viiakse ühtse nime alla
nägemus on selles, et siiski ühe juhi poolt kõik need raamatukogud koordineerituna on kindlasti efektiivsem tulevikus, kui võib-olla vanemad juhatajad hakkavad pensionile minema või töölt ära minema, siis vastavalt raamatukogu seadustele on seal teatud tingimused, et kes saab olla raamatukogu juhataja, kes ei saa, vastav haridus peab olema, et nii on meil 5 juhataja asemel näiteks 1 tarvis vajalike paberitega, nii edasi. Ja näiteks ka kultuurikomisjon igas sügis vaatab läbi neid kultuurisündmuste rahastamise taotlusi, siis väga erinevad taotlevad ka raamatukogud, mõni ei taotle, mõni taotleb, aga juba selles vallas on nagu ühtlustamine vajalik, nii edasi. Feelitsil teine küsimus. No ta nüüd siin mainis, et tuleb nagu ühte juhtimise alla kõik, et huvitav, ma tahaks näha ka siin, missuguse struktuuri saab olema. Kes siis vastab? Küsimus siis, et milline saab olema uue moodustuva raamatukogu struktuur? Kes vastab? Järgmises volikogus on struktuur ja põhimäärus. Aga oskad sa praegu viiteid või lihteid anda, et kuidas hakkab? Ja jääb siis direktori ametikoht ja siis raamatukogu hoidjad. Ma küsin siis ise ka, et täpsustaks seda küsimust uuesti, et ei ole siis plaanis mingid ametikohtasid, selles mõttes arvuliselt summaarsed ametikohtasid taotleda või on plaanis juurde võtta kedagi? Ametikohti suurendada ega vähendada ei ole plaanis. Kas on veel küsimusi? Olgu. Vaatan siin kõik Setomaa haldus, Setomaa see, Setomaa tõene kolmas, et kas mingisugust mõistlikuma nime siis ei ole võimalik panda. Setomaa raamatukogu, no viskab ära juba see Setomaa. Pange ikka midagi mõistlikku. Feelix, ma saan aru, et see on küsimus. Sõnavõttu soovis. Einar küsimus. Ma lugesin seda protokolli, no mina sealt nagu välja ei lugenud, et need raamatukogu juhatajad nagu üksmees ja kõik on selle poolt ja vesteldes raamatukogu hoidma, siis ei nemad nagu ei saa hästi aru, et milleks seda vaja on üldse. Teate vastupidis. Et mis see ikkagi siis teeb selle asja paremaks? Aitäh, mis teeb asja paremaks on küsimus? Ettekandjad, kes vastab? Ma lõin enne kõne paremast tegema. Raamatukogu toimimise hästi. Einar, ma püüan ka selgitada, ega siin ei ole ju ühest vastust ja kui võtame lahti me enda arengukava, mis ka on nüüd siin paar korda juba muudetud, siis tegelikult on selles arengukavas ka välja toodud, et raamatukogude ühendamine on see plaanis nagu selgelt sõnastatud. Number 1, vallavalitsus viib ka valla arengukava ellu. Siis tõesti, tegelikult võib öelda, et need raamatukogud on ikkagi päris erineva tasemega. Kõikides tehakse oma tööd päris hästi ja selles ei olegi nagu absoluutselt etteheidet kellelegi, kuid koordineeritult teha tõesti seesama ka võib-olla ürituste osas, kes millist üritust, millisel aastal, kuidas teeb, kuidas tiirleb võib-olla vallas mingi raamatukogu tähtüritus ringi, kuidas koolitatakse, kuidas asendatakse üksteist, siis ma arvan, et siin on ikkagi nagu väga palju nagu arenguruumi ikkagi. Et mitte see, et igaüks teeb täpselt sama asja kui nagu praegugi. Siin häid näiteid tegelikult ikkagi võiks tuua, et teiste, ma arvan, ühinemisega ei ole keegi lõpuks nii noortekeskuste
ühinemine kui ei ole noh, nagu muuseumite ühendamine, siis pigem kui nendelt töötajatelt küsida, siis nad on pigem positiivsed ikkagi see, et see on õigesti tehtud, et niimoodi. Ja kõikidele nendele töötajatele on ka selge, et nende ametikohad jäävad, näiteks vallavalitsus ei ole plaan ka ega palkas ega midagi vähendada, vaid aga praegustel raamatukogu töötajatel kaob millinegi osa juhtimisest. Nad ei pea kõik sedasama näiteks mingi arveid ja ühtsuguseid aruandeid ja esitama mingi 5 erinevat eelarvetaotlust eelarvel ja aruandeprojekte, siis seda tehakse koordineeritult üheskoos ja koos läbi arutades ja ühtselt esitades. Ja sama on ka tegelikult niisugune nagu investeeringute küsimus, et ega raamatukogud tahavad ka ju järjest ikkagi mingi suuremaid investeeringuid, et muidu on igaüks väike selline 1000 või mille kaupa, aga tegelikult tuleb seal ka planeerida juba pikemalt ette, et milline raamatukogu vajab suuremat, mis aastaks, millised summad, et sellist ühistegevust on neil küll ja küll. Nii et ja meil ei ole nagu absoluutselt vallaga nagu millistki salasoovi või mingi asju teha, vaid me tahaksime võib-olla asja koordineeritumaks, paremaks teha ja nii ongi lihtsalt. Ja põhjuseid leiab või nagu selliseid arutelusid leiab nagu igal juhul veel ja kui alguses tõesti raamatukogu juhatajad hakkasid ka nagu retooriliselt küsima nagu igasuguseid küsimusi. Aga tegelikult olid samad küsimused nagu teiegi esitasite, siis lõpuks koosoleku lõpuks said kõik nagu minu meelest nagu täitsa normaalselt sellest aru, tehtigi ettepanek, et kuu aega on sisuliselt, mitte kuu aega nüüd, et määrata tähtaeg selle eelnõu ettepanekute tegemiseks, siis kohe järgmisse volikokku, et me püüame nädala jooksul ka juba struktuuri eelnõu üles panna ja põhikirja eelnõu üles panna, et saab kõiki 3 siis korraga nagu arutleda ja kõik pildi nagu ette ja veel kord komisjoni tulla ja komisjon on ka, et kes volikogu liikmed tahavad arutada, saavad ka veel komisjonis seda arutada, nii et tuua nagu siis see täispakett, mitte ainult nagu see ühinemise otsus kõik siis korraga nagu volikogu. Et selline oli selle nagu koosoleku lõppresultaat. Aitäh, kas volikogu liikmetel on veel sõnavõtusoove? Ei ole, siis ma võtaks endale sõna. Et ma arvan, et need protsessid on nagu väga mõistlikud ja ka vajalikud. Siin on erinevad aspektid, miks see niimoodi on hea. Et see, mis puudutab ka nüüd mitte ainult raamatukogu, vaid ka eelnevalt teisi liitmisi. Esimene asi on see, et selline liitmine kindlasti tekitab sellist suuremat ühe valla tunnet, ehk on tegemist vallaasutusega ja on koondunud siis täpselt ühel alal tegutsevad inimesed ja nad on juba ka siis struktuuriliselt kohustatud koostööd tegema ühe asutusena, mitte ei ole mitu ühe inimese asutust. Teiseks on juhtimise küsimus ka, et organisatsiooni efektiivselt juhtida on väga keerukas juhtida, kui sul on kõik organisatsioonis töötavad moodustavad ühekaupa allasutuse. See tähendab seda, et kui vaadata siis ükskõik vallavalitseja poolt, siis on neid osapooli nii palju ja tegelikult see enam ei ole efektiivne juhtimise seisukohast,
kolmas asi on tegelikult ka seotud kogu selle bürokraatia poolega, et selles mõttes tänasel hetkel on natukene imelik, et meil on ühe inimese asutusi nii palju, igalühel on oma registreerimistunnus, kõik sinna juurde kuuluv aruandlus ja minu arust on ka direktor vist seda asja nimi üldse, mitte juhataja. Et meil on siis terve hulk direktoreid, kellel tegelikult ei ole meeskonda. Et noh, see viitab jälle selle sama juhtimise teemale, et tegelikult selline killustatus tekitab märgatavalt rohkem bürokraatiat, alates eelarvestamisest, aruandlused ja nii edasi. Ja viimane, mis puudutab nüüd nime, et ma arvan, et see on nagu väga hea, et meil vallas tekib Setomaa nimega asutusi hästi palju juurde, see on turunduslikus mõttes, me ju peame oma piirkonda, valda müüma ja kui me saame müüa neid läbi ka erinevate allasutuste läbi nende nimede, siis see lõppkokkuvõttes sööb mainekujundusele nagu väga hästi, et palju keerukam oleks siis müüa mingi toreda teise nimega, et mõne volikogu liikme nimeline Keskraamatukogu või midagi sellist, see võib-olla ei oleks nagu hea plaan, et kui on Setomaa raamatukogu või ükskõik natuke teistsuguse nimetusega, seda saab ju veel arutada, ma saan aru, et ka nime osas oli siin raamatukogu direktoritel mingeid kaalutluskohti veel ja arvamusi, et siis seda loomulikult saab nüüd arutada ja leida siis see hea nimi, mis võib-olla siis ka kõigile volikogu liikmetele on meelepärane. Ja nüüd seoses sellega, et meil esimene lugemine täna lõpeb selle eelnõu osas, et fikseeriks ära ka nüüd muudatusettepanekute tähtaja, mille ma pakuks välja, et see võiks olla 9. oktoober, et siis jõuab järgmiseks volikoguks veel komisjon tööd teha, muudatusettepanekuid arutada rahulikult ja järgmine volikogu saaks siis selle otsuse langetada või mitte langetada või muudetud kujul on. Nii, kas on veel sõnavõtusoove? Kas on mingeid kommentaari muudatusettepaneku osas, kuupäeva osas, valitsuse poole pealt, komisjoni poole pealt? Tundub mõistlik? kui ei ole pikemalt vaja, siis noh, ega komisjon on ju vaba ise muudatusettepanekuid kuni komisjoni istungini ja kuni volikoguni tegema. See nagu ei piira ju õigust isegi istungipäeval muudatusettepanekut esitada. Nii, sõnavõtusoove on veel? Ei ole. Lugupeetud volikogu, sellega on antud päevakorrapunkt lõppenud ja muudatusettepanekute tähtajaks on määratud 9. oktoober 2020 ja muudatusettepanekud siis saab saata valla üldmeilile ja sealt liiguvad juba vastavalt dokumendihaldusest korrale sinna, kus vaja. Järgmine punkt on meil avaldused kirjad, et nii palju informatsiooni, et meile on laekunud üks faie, see mis puudutab siis Miikse karjääri osas tingimuste seadust volikogu poolt ja seda otsust, et ilmselt me siis peaksime seda vaiet arutama ja ilmselt see saab toimuda järgmine istung, et siis peaksime jah arutama sisuliselt, et kas me muudame oma otsust või jääme oma otsuse juurde ja vaiet ei kahjusta. Edasi seoses selle koostöölepinguga
kellaaega ma veel väga täpselt ei tea, sellepärast et Rein helistas mulle, aga tal ei olnud veel see päris paika pannud. Ilmselt kuskil 11 paikuga, siis 10 või 12 või 11. Aga sellega peaks arvestada, et hommikupoole või enne lõuna. Ja edasi on kutsutud ka peielauda, mis toimub turismitalus peale matuseid. Seoses sellega palun andke tänase päeva jooksul Hellele teada, kes tuleb ärasaatmisele, kes tuleb peielauda, kõik on kutsutud peielauda taha. Et siis saab selle arvu teada ja matsuste korraldajad oskavad asju planeerida. Andke tänase päeva jooksul palun Hellele teada. Et see puudutaks kõiki volikogu liikmeid ja vallavalitsuse liikmeid, kes tunnevad vallavalitsuse poolt seotuna. Nii. Kas kellelgi on veel avalduste, ettepanekute, sõnavõttu soovida, keegi poliitilist avaldust teha? Ei soovi. Järgmisest istungist. Järgmine istung peaks toimuma plaanipäraselt. Nii, oktoobris. Kuna siin on tegelikult viimase COVID-viiruse näitajad on päris nagu kõrgele tõusnud ja täna ka Valli ütles, et ta ei saanud tulla, kuna on justkui karantiini pandud. Lõpetatud. Lõpetatud, jah. Et õnneks on see lõpetatud, aga Võru maakond on väga kõrgete näitajatega, et arutame ka Eestis, et mul on tunne, et äkki me teeme järgmine istung, kui niimoodi edasi läheb, teeme Zoomi koosoleku olukorras. Aga vaatame vastavalt siis operatiivsele olukorra sinna veel 6 aega. Ja mis meil siin siis nüüd tööplaanis oli, tööplaanis on meil järgmine istung toimub 29 ja võiks nagu toimuda mikitamine. Ja eesseisus siis 23. Ja eelnõud esitaks 16. Aga siis need, kui siin midagi täpsustub, siis lõpuks volikogu kutse saate õige koha, õige ajaga ja kas on siis suunistel päris koos. Et minu poolt on täna siis kõik ja siis palun, et lähme siis volikoguga nendest teeme lepinguga. Aitäh! Istung lõppenud. äkki vallamaja ees ka teha? Äkki selle vallamaja peal äkki või? Vallamaja ees ei jää hästi, seal on vari ees. Pigemalt tuleme siia maja taha ja kohe tegema õige.